Tere head vaatajad, mina olen Inessa ja teie vaatate see saadet. Tänases saates külastame Arukate Akadeemiat, räägime õpetaja Triinuga taimedest ja Inglise kuningannast ning õpilased panevad oma teadmised proovile suurejoonilises miljonimängus. 12. oktoobril toimus Kohtla-Järve gümnaasiumi selle hooaja esimene Arukate Akadeemia. Arukate Akadeemia on kogukonnale avatud mälumängusari. Väike sportlik ärevus on sees, ise ka vana spordimees juba. Rohkem on see selline põnevus, ma arvan. Mäng on läinud täitsa hästi, võiks öelda, et mõne küsimuse on isegi õigesti vastatud. Kõige raskem tegelikult oli see USA osariigid, mis algavad sõnaga new. Sellest on juba 3. aasta siin käib, et meie võistkond on selles mõttes tubli. Ma olen juba täitsa koolilapsest peale väga-väga armastanud erinevaid mälumänge, viktoriine ja alati nendest osa võtnud. Olen eelnevatel aastatel ka osalenud enne kooli tulemist ka alati sama tiimiga, nii et see on natukene selline traditsioon juba. Meil on selline hobi käia mälumänge mängimas, et vanasti me käisime Narvas, aga Narvas enam ei toimu ja nüüd me tulime siia sellepärast, et lihtsalt saada targemaks. Loodame kõigi võistkondi näha ka järgmistel mängudel. Nüüd aga külastame õpetaja Triinu, kes sel õppeaastal on loonud Härmaruumi täiesti uue sissekujunduse. Tere, minu nimi on Triin ja lähme minu klassi. Tere tulemast te saatesse ja täna me räägime teiega Härmaruumist. Tere. Miks te kolisite siia? Ma olen siin ruumis olnud juba 3 aastat tegelikult. Ennem kui ma olin õppetooli juhataja, siis ma istusin ka pätsiruumis enamus ajast. Aga sellest aastast otsustasin ma täielikult kõikide oma asjadega siia ära kolida. Nagu näha, siis mul on nagu väga palju stuffi. Sellepärast, et ma leidsin, et õpilastel on vaja ka nagu selliseid rääkivaid seinu ja nagu sellist hubasust. Ja kõik need lilled ja mu raamatud ja kõik mu asjad, need ongi nagu see, mis lisab ruumi atmosfääri. Minu bullet board, mida kõik mu õpilased võivad täiustada, aga hetkel on siin lihtsalt minu mingit inspirational stuffi ja siit paistab välja ka minu armastus kasside vastu, see on mu kass Sherlock, selline nunnu, paks, karvane, siin on kõik minu klassikalised raamatud ja igasugused school stories, mängud ja asjad, mõistatused, mida õpilased saavad siis kasutada, raamatuid lugeda, laenutada, kõike, mida nad ka ei soovi. Taimed kõikjal lihtsalt igas nurgas, sellepärast, et taimed toodavad hapnikku, puhastavad õhku, eriti need 2 seal, mis on nagu väga suured karvased põõsad. Teil on selline oma disain, väga ilusad, palju lilli. Räägige sellest armastusest lillede vastu, et kust see tuli? Rohkem on see nagu selline, et mõned nendest lilledest lihtsalt mu ema viskas oma kodunt välja ja ütles, et vaata, kuhu sa nad paned. Ja siis ma otsustasin nad kõik tööle tuua ja siis mida rohkem sinna pätsiruumi neid lilli tekkis, seda rohkem ma neid juurde tahtsin ja siis, kui ma hakkasin käima poodides, siis ma nägin neid poolsurevaid lillekesi, siis ma mõtlesin, et aga miks mitte nad ära osta ja tuua ka siia, et meil on imeline koristusteenistus ja tädikene Ljuba, kes hoolitseb lillede eest nagu täie südamega ja tänu temale on need lilled ka nii õnnelikud siin ja kasvavad nii hästi. Ja, seda on näha. Aga mis on teie lemmik dekoratsioon selles klassis? Ühte kindlat dekoratsiooni valida on nagu ülimalt raske, sest et mulle meeldivad kõik need joonistused, mis mu õpilased on teinud. Ja minu
on ju tahvel, kust ei puudu igasugused joonistused. Eelmine aasta oli mul siin terve tahvlit hõlmav suur joonistus Queen Elizabeth II'st ja tema korgidest. Nüüd on kuningannast lihtsalt ilusad pildid jäänud ja siis korgid mulle tekkinud siia. Ja muidugi Merike Ester joonistas mulle ka kuninganna siia, sest et kuidas saab olla nagu inglise keele klassiruum ilma kuningannata. Kes on teie iidol? Ruumituurist ma arvan, et on ka kindlasti näha seda, et üks mu suurematest iidolitest ongi siis kuninganna Elizabeth II. Ta oli tugev naine, ta suutis erinevaid rahvaid, inimesi ühendada ja ta suutis olla partner neile. Et ma arvan, et see on ka see, mida ma tahan õpilastega saavutada, et me oleme võrdsed partnerid. Et mina aitan neid, nemad aitavad mind ja et meil oleks selline tore olla tundides. Aitäh! 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 Ja viimesena tõeline kirstordil ehk Kohtla-Järve gümnaasiumi esimene miljonimäng. Kui teie veel ei tea, mitu südant on 8 jalal, siis täna saate teada. Tere tulemast miljonimängu! Rõõm teid näha! Täna meil on 4 mängijad. Vaatame, kes neist suudab vastata õigesti kõikidele küsimustele ja võita meie tänast võistlust. Kallid külalised, palun tutvustage ennast. Tere, mina olen Rustan, ma töötan gümnaasiumis koristajana. Tere, minu nimi on Stanley. Mina õpin selles gümnaasiumist juba 2 aastat. Tere, minu olen Aleissa. Minu olen G1 õpilane üldmoodulist. Ja minu nimi on Mirjam ja ma olen G2-st. Ja minu nimi on Alissa. Mina olen tänase miljonimängu saatejuht. Tänase mängu reeglid on väga lihtsad. Teile esitatakse 5 küsimust valikvastustega. Pärast seda teil on aega kuni 5 sekundit vajutada laua keskel olevat nuppu ja öelda õige vastus. Mängija, kes vajutas nuppu esimesena ja ütleb õige vastuse, saab 1 punkti ja mäng jätkub. Mängija, kes vajutas nuppu esimesena, kuid ütleb vale vastuse, lahkub mängust. Vastamise võimalus antakse järgmisele mängijale, kes vajutab nuppu esimesena. Samuti on mängijal võimalus 1 kord mängu jooksul helistada numbril, mille annab saatejuht ja küsida abi. Selle võimaluse võib valida peale nupu vajutamist. Miljoni mängu võidab osaleja, kes jääb viimasena alles või kogub kõige rohkem punkte. Kas kõik oli arusaadav? Ja. Siis alustame meie tänast miljoni mängu. Ja esimene küsimus kõlab niimoodi. Milline neist ei ole soodiagi märk? Kalad, kaksikud, krevetid või veevaled? Ja teie aeg läheb käima nüüd. Ja Mirjam. Krevetid. Ja see on õige vastus. Saate 1 punkti. Samuti tuletan meelde, et teil on vajadusel võimalus helistada võõrale ja küsida abi. Seda saate teha pärast nupu vajutamist. Siis teine küsimus kõlab niimoodi. Kus asub Kohtla-Järve gümnaasium? Maxima tee 47. Jabara 4, Pärna 47 või kooli 6. Ja aeg läheb käima nüüd. Ja Stenli, teie vastus? Mina arvan, et see on Pärna 47. See on õige vastus. Liigume edasi. Järgmine 3. küsimus kõlab niimoodi. Mis on Barbi Nuku täisnimi? Barbara Millicent Roberts, Brande Pariota Piel, Barbil Lorando või Linda Smith. Aeg läheb käima nüüd. Ja Mirjam, teie vastus? Brande Pariota Piel. Ja kahjuks see on vale vastus. Peate mängust lahkuma. Nüüd teil on võimalus vastata. Aeg läheb käima nüüd. Ja Stenli, teie vastus? See on Barbara Millicent Roberts. Ja see on õige vastus. Saate 1 punkti. Samuti tuletan meelde, teil ikka veel on küsimus helistada võõrale. 4. küsimus kõlab niimoodi. Missuguse spordiala rahvusvaheline organisatsioon on FIFA? Korvpalli, pesapalli, võrkpalli või jalgpalli? Ja aeg läheb käima nüüd.
ja Ruslan, teie vastus? no ma mõtlen, et see on jalgpall. Ja see on õige vastus. Saate 1 punkti. Ja nüüd tuleb viimane, kõige raskem küsimus. 5. küsimus kõlab niimoodi. Kui palju südameid on 8 jalal? 1, 8, 3 või 2? Aeg läheb käima nüüd. Ja teie vastus? Mul on vaja telefoniga enne. Tere! Selline küsimus. Kes oled? Inimene. Jah. Selline küsimus. Kui palju südameid on 8 jalal? 3, 2, 1 või 8? Mida ma ei kuule seda? Kordan, kui palju südameid on 8 jalal? 3? 8 jalal on 8 jalal, mis on nagu oluline. No vot, kas sa saite küsimusest aru? Ei, ma ei pea, vabandust, ma ei pea. No palun, meil on vaja väga ausalt. Kahjuks te ei vastanud. Ja teie vastus? Okei, 8. Ja see on vale vastus. Kahjuks peate mängust lahkuma. Sellega on meie tänane mäng lõppenud. Aitäh teile, kallid külalised. Nüüd on aeg punkte kokku lugeda. Ja meie tänase miljonimängu võitja, kes on kokku terve mängu jooksul kogunud 2 punkti, on Stenley. Palju õnne! Siin on teie auhind. Aitäh! Terve miljon. Aitäh! Palju õnne! Suur aitäh! Ja sellega on meie tänane miljonimäng lõppenud. Kallid vaatajad, aitäh vaatamast ja head õhtut! Täname vaatamast ja kohtumiseni!